Tere tulemast kuulama Läti taskuhäälingut veel putru, ajame Läti juttu. Siin me räägime inimestega, kes on õppinud läti keelt, kellele meeldib Läti või kes on kuidagi seotud Lätiga. Täna meil külas on Soomest pärit keeleteadlane Santeri Juntila. Tere! Tere! Me kohtume küll väga huvitaval päeval. Täna on Eestis emakeelepäev ja kas võiks olla midagi ilusamat, kui lätlane ja soomlane räägivad eesti keelt? Õige. Kas Soomes tähistatakse ka emakeelepäeva? Soomes tähistatakse siis koos ülejäänud maailmaga. See on see ehk veebruaris. Veebruaris, ja Lätis on samamoodi, nii et siis Eesti on ikka väga eriline selle poolest. Nii, aga räägi, sa oled siis keeleteadlane ja sa oskad hästi palju keeli. Kas sa oskad nimetada, mitu keelt sa oskad? Seda on ju tihti küsitakse, aga mina alati ütlen, et mina ei tea vastust. Esiteks peaks defineerima, et mis see keel siis on, et millised keeled on erinevad, et näiteks kui ma Horvaatias töötasin, siis õppisin horvaadi keeles rääkima ja siis tegin sealt tuuri, kus ma käisin nii Bosnias kui ka Serbias ja Sarajevos mulle kohe nagu tuba broneerides nagu mind kiideti, kui hästi ma bosnia keelt rääkisin ja siis ma nagu vastasin, et ma ei teadnudki seda ja Serbias jälle küsiti teed tänaval ja ma siis vastasin horvaadi keeles ja seal saime kiita, et ma serbi keeles räägin ja noh, niimoodi küsiti, et kus ma olen õppinud, ma ütlesin Zagrebis, et kas nad on erinevad keeled või ei ole, ja siis on veel teine küsimus see, et kui palju ma pean siis keelt rääkima, et nagu öelda, et ma seda räägin, et on paljusid keeli, mida ma olen õppinud ja siis oskan nagu teoreetilisel tasandil ja siis ka selliseid, mida ma olen õppinud ja kunagi rääkinud, aga noh, nüüd ei nagu meenu väga palju enam. Et selles mõttes, et kui ma oskan mõnes keeles tere öelda, sellest kindlasti ei aita. Aga Euroopa keeldest nagu mul on olnud nagu selline nagu eesmärk, et ma oskaksin nagu kõigis Euroopa keeltest nagu, et vähemalt saaksin aru mingisugusel tasandil, aga seda ka veel ei ole nagu, ega ma ei saa niimoodi kiita, et ma nagu nii kaugel oleks. Kas sa oled käinud kursustel või sa oled ikkagi õppinud kuidagi iseseisvalt? No pigem ise, küll ma olen kursustel ka käinud, aga ma õpin kõige paremini nagu iseseisvalt ja inimestega kõneldes. See kuidagi loomulikult? Ja nagu looduslikul meetodil. Kas see siis Indo-Euroopa keeltega ei ole nii, et nad on kõik ju sama keelkond, ehk siis nad on idee poolest väga sarnased, struktuuri poolest või kuidagi? Struktuuri poolest on sarnased jah, aga nagu kõik teame, siis neil on ikkagi erinevusi, et nagu päris ühe keele murdes siiski ei ole. Ja millal siis sa puutusid kokku läti keelega? Läti keelega ma puutusin kokku no muidugi juba varajases nooruses nagu Riias käies, aga rohkem siis, kui ma nagu läksin juhuslikult kuidagi sattusin soome keele õpetajaks Pohjamaade gümnaasiumisse, Siemelvastu gümnaasiasse sinna Riiga ja siis seal ma olin eelnevalt aastakese õppinud leedu keelt ja siis nagu sellisel põhjal ma natukene vaatasin seda läti keelt ette, aga noh, nad on üllatavad erinevad keeled ja nagu, aga ma ikkagi nagu selle aasta jooksul õppisin küll nagu läti keeles rääkima, ega läti keel ei ole väga raske. Kas tavaliselt võrreldakse, et läti keel on nagu, läti ja leedu keel on samamoodi nagu eesti ja soome keel, kas see... No umbes sama kaugel üksteisest ja aga seda omavahelist arusaamist on vist veel vähem lätlastel ja leedulastel. Et siis pigem kaugel, mitte lähedal, nii nagu tavaliselt öeldakse, et nad on sarnased, aga tegelikult nad on ikkagi, sa mõõdad ikkagi rohkem seda, et kuivõrd erinevad nad on. Ja nad on, noh, eks sellest on muidugi abi, kui oled leedu keelt õppinud nagu läti keele õppimisel ja siis on sellest tuleb ka see kuidagi see tunne, et et läti keel on nii kerge, kui võrrelda leedu keelega. See rõhk on alati esimese silbi peal ja niimoodi vorme on palju vähem
ja kuidagi see, ja siis on ju palju nagu ühtlusi on ju selle eesti keelega nii sõnavaras kui ka grammatikas. Et sellest on ka abi. Aga mis puhul sa leedu keelt õppisid? See on, ma olen etümoloog, mind huvitavad, no tollal ma veel ei olnud, aga noh, mind huvitavad keele ajalugu ja siis leedu keel on nagu muidugi, kuna ta on hästi arhailine keel mitmes suhtes, siis oli ta huvitav mulle. Et siis tahtsin seda õppida. Aga võrreldes millega? No võrreldes ülejäänud Indo-Euroopa keeltega on ta nagu üsnagi arhailine. Mitte igas aspektis, aga nagu ütleks, et nagu tänapäeva Indo-Euroopa keeltest on ta võib-olla kõige rohkem säilitanud neid algkeelejooni. Ja miks? See on ilmselt sellepärast, et leedu keelel on olnud suht vähe kontakte. Ja siis kui kontakte on olnud, siis neid on olnud nagu suht lähedaste sugulaskeeltega, et see ei ole nii palju muutunud, aga kõla poolest muidugi on, nagu ma ütleksin, et leedu keel, kui ma seda kuulsin, mulle nagu nii väga meeldib see kuju, kuidas seda kirjutatakse, kuidas ta näeb nii siuke klassikaline välja. Aga siis ma pean ütlema, et tunnistama, et see, kui ma leedu keelt kuulsin, siis oli pettumus, et ta üldse ei kõla nii nagu ladinalik. Selles mõttes nagu läti keel on nagu kuidagi nagu selline südamelähedasem, et mulle meeldib see läti keele kõla väga. See on teistsugune kui ikka väga teistsugune kui leedulast. Väga teistsugune ja meenutab rohkem just seda, mis on nagu, kuidas seda nüüd ütelda, et vahepeal kui ma seda esimesi kordi kuulsin nagu läti keelt kuskilt, siis oli just see, et see oleks nagu midagi Eesti ja Itaalia ja nagu siis mõne kummalise keele nagu vahe, et vahepeal on jah ka see, need nagu pikad ja lühikesed vokaalid, et nende vaheldus tekitab selle, kuidagi nagu loob sellise kuidagi nagu tuttavliku keelekeskkonna nagu soomlase jaoks. Ma mäletan, et ma ükskord kõndisin ülikooli raamatukokku ja seal oli seisis selline kamp noori ja nad rääkisid omavahel ja ma püüdsin mitte kuulata, mida nad räägivad ja mulle kaugelt tundus, et nad on lätlased ja siis mida lähemale ma jõudsin, seda rohkem ma sain aru, et ma ei saa aru, millest nad räägivad. Siis ma sain aru, et nad on soomlased. Nii. Et siis öeldakse näiteks, et Läti L on Soome L-iga väga sarnane. No ma ei ütleks, see on nagu sellest Eesti perspektiivist niimoodi, et Eesti on nagu erinev mõlemast. Ja. Aga et nad oleksid ega nad nii sarnased ei ole minu meelest. See Läti, see L on siuke paks ja Soomes on muidugi teatud murded, kus on natukene selline L-häälik küll. Eile üks tudeng, eestlane küll, ütles, rääkisime natukene nendest tugevatest ja nõrkadest häälikutest, kaashäälikutest ja siis ta ütles, et et soomlased nagu nii rohkem ütlevad diivani, on buss ja diivan ja siis mõtlesin, et sa ütlesid praegu täpselt nagu lätlane ütleks. Nii. Et ta oli küll eestlane, nii et kui eestlane üritab läti keelt rääkida, siis tal on väga tugev selline eesti aktsent. Aga kui eestlane püüaks läbi soome keele rääkida läti keelt, siis on nagu kõlab rohkem nagu läti keel. Võib-olla tõesti ja eriti, mis eestlastele on ju raske, on ju need pikad rõhutud vokaalid, et need on ka soome keeles ja läti keeles, just et järelsilpides tulevad need pikad vokaalid, mis annavad tähenduse vahed, et see on läti keeles ja soome keeles nagu sama raskus eestlastele, et nad ei kuule seda. Aga soome keeles on hästi palju topelt kaashäälikuid ja nii, seda pikki kaashäälikuid, just. Et just see, et nad võivad rõhutud ka olla, et see on see sama, mis on läti keeles. Ja ma olen kuulnud ka seda, et kui vaadata Baltikumi või ütleme Soome, Eesti, Läti ja Leedu, siis on niimoodi, et Läti ja Eesti on sarnasemad, nii ütleme selle keele
mõju tõttu, teiste keelte mõju tõttu. Ja soome ja leedu keel on jälle sellised iseseisvamad, et vähem mõjutusi saa, et sa mainisid juba, et leedu keel on, kas soome keel siis on ka vähem mõjutusi? No soome keel on ka suhteliselt konservatiivne, et on küll innovatiivsed murded, aga üldiselt võttes on jah, soome keel konservatiivsem ja siis on jah see, et on näiteks see partitiivi, selle osastava kasutamine on nagu soome ja leedu keeltes nagu hästi mitte nüüd detailideni sarnane, aga see põhiprintsiip on vägagi sarnane. See leedu keeles on partitiivne genitiiv ja soome keeles on see partitiiv. Eesti keeles on ka, aga see ei ole, see on ka veidikene muutunud ja läti keeles on väga muutunud. Et ses mõttes nagu, et seal on küll sellised asjad, et on mõned jah, sellised arhailised asjad, kus nagu soome ja leedu, et on mingisugused ühinevused, mis ei ulatu Eesti ja Lätini, aga Eesti ja Lätil on palju rohkem omavahelist ühisust. Kas sa mõtled seda, et kui eituses näiteks on partitiiv, siis leedu keeles on siis genitiiv, selles mõttes, et ei tee midagi või? Ja siis ja see, no eriti see osaobjekt, et soome keeles öeldakse, et syön puuroa või siis syön puuron. Et nagu kas see on nagu kogu putru ära või kas see on putru. Et siis on see leedu keeles on ju see vahe, et nagu, et kui on kogu puder, siis tuleb akkusatiiv ja kui on ainult veidikene, siis on nagu siis on see partitiivne genitiiv ja seda nüüd jälle Lätis ei ole. Ja. See on hääbunud ja see on sellistest vanadest tekstides võib-olla on olemas või kuskil veel murdes saab niimoodi öelda, või see kõlab nagu rohkem niimoodi väga ilukirjanduslik niimoodi seda genitiivi kasutada, et väga, ja see on see, mis ma tudengitele alati räägin, et meil on sihitis on alati akkusatiiv. Et seal ei ole mitte mingisugust muud variante. Nii. Või välja arvatud, kui oleks see, et mul ei ole mida, ehk siis oleks genitiiv, aga ka see hakkab hääbuma juba tänapäeval. Selle asemel pannakse juba nominatiivi. Et mul on vend ja mul ei ole vend. Et see hääbumine on huvitav, et kas see võiks tähendada, et keel muutub lihtsamaks? Ja, et see ikka veel lihtsustub. Läti keelegrammatika on kõvasti lihtsustunud ja siis aina vaid siis nagu, muidugi tulevad siis mingisugused asendavad nagu fenomenid tulevad siis ilmselt midagi nagu sellist analoogsemat tuleb. Aga mis see põhjus võiks olla? Põhjus võib olla keelekontakt, aga põhjus võib olla ka, et kuidagi on lihtsam öelda nagu teistmoodi. Et eks see keel nagu püüdleb lihtsuse poole, aga siis arusaadavus nagu takistab, et peab ikka tegema vahet nagu, et keeles on need kaks, keele muutuses on need kaks võistlevat tendentsi, et lihtsuse poole püüdmine nagu, mis on nagu kõneleja pool ja siis arusaamine, mis on nagu kuulaja pool. Et kuidas soome keeles on tekkinud see kirjakeel ja kõnekeel täiesti erinevad? See on pikk lugu, aga lühidalt võttes on see niimoodi, et kirjakeele tekkimise protsess oli siis, kui nagu meil oli see rahvuslik liikumine ja Soome haritlaskond, kes omavahel rääkis rootsi keelt, nagu suur osa sellest otsustas, et nüüd me läheme soome keelele üle, õpime soome keele ära ja siis nad nagu õppisid standardi, mis oli nagu arendamisel, et murrete põhjal pandi kokku standard. Aga see, kuidas kõnekeel on tekkinud, on see, et nagu samaaegselt või veidi hiljem hakkas linnastumine ja inimesi erinevad poolt Soome kolis Helsingisse ja siis nad hakkasid omavahel kõnelema ja siis tekkis nende vahelisest nagu suhtluskeelest selline Helsingi kõnekeel, mis on pärast nagu levinud üle riigi. Et need nagu kaks protsessi, nad ei haakunud omavahel kokku ja sellepärast ongi nagu kaks. Õpitakse kaks keelt soome keelt, et on kõnekeel ja kirjakeel on hästi erinevad. Kas veel kuskil on niimoodi? Mõnes
kohas on ja aga natukene erinevatel põhjustel, et tšehhi keeles on niimoodi, kõmri keeles oli pikalt niimoodi, aga seal on see vana kirjakeel peaaegu nagu, no seal on see nagu jäänud marginaalseks ja kreeka keeles on ka sama lugu, et seal on ka tekkinud niimoodi. Aga seal on ka see vana kirjakeel nagu ära jäämas, et nüüd on nagu soome ja tšehhi, on kuidagi sellises olukorras. Kui me vaatame eesti ja läti keelt, siis meil ei ole niivõrd suuri erinevusi, aga ikkagi inimesed tunnevad, et mida võib kirjutada ja mida ei või näiteks. Jaa, aga siin on see ka sellepärast, et siin on olnud nagu tugev surve selline nagu kirjakeele ideoloogia, et on seda peetud paremaks, seda kirjakeelt kuidagi ja üldiselt, et seda kõnekeeli ja murdeid nagu on halvustatud ja sellepärast nad on nagu, et sellest on tegelikult väga kahju, et nad on niimoodi hääbunud. Kui minnes teema etümoloogia juurde, siis kuidas saab uurida sõna päritolu? Kas see on enamasti ikkagi pakkumine, et keegi pakub ja siis teine pakub ja siis nad vaidlevad selle üle? Etümoloogiale annavad raamid häälikulised arengud, et me teame, et keel muutub niimoodi, et on teatud reeglipärased hääliku muutused, erinevates keeltes, erinevates murretes on erinevad muudatused ja kui me neid muudatusi tunneme, siis on võimalik nagu jälitada, et kuidas see sõna on võinud nagu varem kõlada ja siis võib leida nagu teistest keeltest nagu vasteid, mis võivad olla nagu selle sõnaga nagu samad päritolu või siis nad võivad olla sõna laenuallikad või kuidagi ja siis me teame umbes nagu ka, et millised tähendusmuutused on võimalikud, et siis me näeme, et milliste nagu tähendustega võib olla sõna võib nagu mingit sõna ühendada, millised tähendusega nagu teiste keelte sõnadega nagu neid võib ühendada ja millistega mitte. Aga kui pikk on see aeg, millal see muutub? Sa ütled, et toimub hääliku muutus. Mis see on? 100 aastat, 200? Hääliku muutustel on nagu kronoloogia, see kuulub sinna hääliku loo juurde, et teame, et millal toimus nagu teatud hääliku muutus umbes ja nii. Aga kui pikk aeg? Aga see sõltub küll hääliku muutusest, et kuidas nad levivad, et keeles on sellised nagu perioodid, millal nad muutuvad kiiresti, tihti nad on keelekontakti, see intensiivse keelekontakti perioodid ja siis on perioodid, millal keeled muutuvad aeglaselt. Kas praegu toimub ka keelemuutus? Toimub küll keelemuutus. Näiteks? Kogu aeg. Mis praegu muutub? Et on nagu, praegu on nagu igal pool maailmas on keeltel on selline nagu on selline tugev surve on inglise keele ja teiste nagu suurte keelte poolt. Et see kontakt muudab ja siis teisest küljest on ka see, et on see kirjakeelte loomine ja selline kirjalikustamine, et nagu see, et mida varem ei ole olnud nagu, et aina rohkemaid keeli kirjutatakse ja isegi kirjutatakse rohkem kui kõneldakse ja siis see kirja kuidagi see, et need tulevad nagu kirjakeele kaudu tihti, need muutused. Ja see on loomulik? No kuidas seda nüüd võtta, kui kirjutamine on loomulik, siis on ka need muutused loomulikud, aga jah, et raske on öelda, et mis meie elus nüüd loomulik on ja mis ei ole. See, et keel muutub, et siin oli ju kui rääkida lihtsalt sõnade tähendusest, et kuidas 100 aastaga võib sõna tähendust muutuda. Väga suur skandaal oli üle-eelmisel aastal siin ühe sõna kohta, mille kohta mina arvan, kasutan ikkagi ka seda uuemat versiooni, mitte seda vanemat, sest see vanem versioon see ei ole oluline enam tänapäeval või? No ei sõnad ja üks asi on tähenduse muutus, aga teine asi on see, et keelde võib ka tulla sama kõlaga sõna mõnest teisest keelest ja siis nagu too nagu uus sõna nagu
lükkab vana kõrvale või et noh, et vanas nagu, et on, oleks nagu sama sõna, aga tegelikult on uus sõna, et on tulnud kuskilt mujalt. Ja miks ühiskond arvab, et see on halb, kui ühelt poolt räägitakse, et keele muutmine on loomulik, siis miks on inimesed üritavad hoida ikkagi kinni sellest, et see, et unustamine, et pigem võiks mõtelda nagu küsida, et miks unustamine halb on, et see on see kultuuri jätkuvus, et on tähtis, et me mäletame nagu vanu sõnu, et nii nagu teisigi nagu oma kultuuri elemente ja selles mõttes, et kuidagi nagu see tundub inimestele tähtis, et saame aru oma esivanematest ja oma esivanemad ka saaksid meist aru, et selles mõttes on see nagu ja kuidagi nagu, et see oma ajaloo tundmine on ikkagi inimesele oluline ja sellepärast on hea, et need sõnad püsivad meeles, et mis nüüd ei tähenda, et neid peaks nagu iga päev kasutama, aga see on ikkagi nagu kultuuriline rikkus, et me teame oma vanu sõnu. Miks oleks ka oluline uurida selle piirkonna etümoloogiat, ütleme, et meil on eestlane või soomlane, õpib soome-ugri keeli, aga nüüd teda huvitab ka leedu ja läti keel ja nende sõnade päritolu, miks see on oluline? Sõna ei olegi nagu keele piiride sisse suletud. Sõnad tegelikult ei ole nagu need piirid ei kammitse sõnu, sõnad liiguvad üle keele piiride. Ja see, et tunda nagu mõne sõna ajalugu, see nõuab ka seda, et peab tundma nagu selle sõna seiklusi ka nagu väljapool nagu ühe keele piire. Selles mõttes ühe sõna leviala nagu võib olla laiem kui kogu keele leviala, et ulatub ka nagu mujale nagu sugulaskeeltesse ja siis veel nagu teistesse naaberkeeltesse, kust sõna on tulnud ja tihti need sõnad näiteks Euroopa kultuuriruumis näiteks Euroopa kultuuriruumis on palju selliseid sõnu, mida tuntakse nagu igal pool ja nad on küll tihti veidi erinevate häälikuliste kujudega ja veidi erinevate tähendustega erinevates keeltes, aga see teeb just sellest nende loost eriti huvitava, et mida nad ühes keeles tähendavad, mida teises keeles ja kuidas see ajalugu on, mis neid on mõjutanud, neid tähendusi ja see ongi nagu etümoloogias huvitav, see nagu erinevate keelte vahel liikumine, sest iga keel on tegelikult nagu omaette maailm või maastik ja siis see, et need keeleelemendid nagu nad muutuvad teiseks, nad teisenevad keele ajaloos, et ükski meie räägitud keeltest ei ole selles mõttes vana, et ta ei oleks nagu muutunud sajandite vältel. Ja see ongi nagu väga huvitav, et kui iga keel on nagu omaette universum, et kuidas nagu need universumid muutuvad nagu teiseks, kuidas nad teisenevad ja siis kuidas nagu ühest universumist hüppab nagu mõni element teisesse ja siis ta hakkab sinna nagu ka nagu pesa tegema ja muutuma koos tolle universumiga teistsuguseks ja see läheb nagu selliseks väga mitmedimensiooniliseks. No kuidas on laensõnadega, ütleme, et veel putru, veel ja puder väidetavalt on balti laensõna sõnad. Mis siis toimus enne, kui nad võeti üle? Kuidas siis öelda, et kas puder tuli koos siis selle sõnaga? See on hea küsimus. Need on ikkagi balti laenud, mis on üle 2000 aasta vanad. Et need on vanemad kui eesti ja läti keel. Ja seda ma muidugi oleks pidanud ütlema et mitte ainult nagu geograafiliselt sõnad ei ületa keelte piire, vaid sõnad on tihti vanemad kui keeled. Ja selles mõttes on imelik kasutada sõna laen. Et see sõna, mulle kuigi ma olen laensõna uurija, mulle see laensõna ei meeldi üldse. Sellepärast, et kui me mõtleme, et need mõlemad sõnad
mida nimetatakse laenudeks, nad on mõlemad vanemad kui eesti keel. Et nad on selles mõttes olnud eesti keeles kogu aeg, nii kaua kui eesti keel on olnud olemas. Ja nad pärinevad niinimetatud Algsoomest või Läänemere-Soome algkeelest, kuhu nad on saadud mingisugusest balti keelest, mida tollal kõneldi kuskil siinkandis, kuskil siin Eestis, aga mis on pärast seda nagu hääbunud, et tolle keele kõnelejad ilmselt vahetasid siis nagu algsoome keelde. Et seda keelt, tollel balti keelel järglasi ei ole, aga et nad võeti juba siis tollal, samal ajal, kui võeti üle paljusid alepõllundusega seotud sõnu ja alepõllundus oli ju varasem nähtus kui põllumajandus, et selles mõttes see, et see vilja kasvatamine ja putru tegemine nagu need võib-olla putru varem tunti, aga see ei olnud selline igapäevane toit kindlasti enne neid Balti kontakte. Et see ikkagi nagu on osa seda kultuuripärandit, see, et meil on nagu ühine sõna putru kohta. Aga kuidas on kuut? See, mis on Läti kuuts, kus elavad kõik loomad, ehk siis laut. Ja siis see on tulnud siis läti keelest eesti keelde ja nüüd seal elab koer Eestis, kuudis. Nii. Et kuidas see saab olla niimoodi, et võetakse üks sõna või on see laensõna? Aga nii tavaliselt ongi, et kui sõna võetakse üle mõnest teisest keelest, siis ta võetakse konkreetilises tähenduses. Aga see ei ole ju, et üks on laut ja teine on koerakuut. Aga ongi võetud tolles, ilmselt seda on nagu seal nagu ikka laenuandja keeles kasutatud ka selles tähenduses. Aga just sellepärast need nii-öelda laensõnade tähendus on seal nagu keeles, mis on nad võtnud, mis on nad saanud need sõnad, et seal on tähendus kitsam, et on vähem nagu erinevaid tähendusvariante. No kui me võtame tänapäevase näite nagu see, et mis on teip. Et teip on ju inglise keelest võetud, aga see eesti keeles tähendab ainult ühte teatud tüüpi nagu asja, sellist linti, kus on nagu liim teisel pool, ta ei tähenda nagu igat linti, et selles mõttes see on nagu, võetakse nagu ühes konkreetses tähenduses. Ja sama on kindlasti selle kuudi kohta ja sama on võinud olla ka pudru kohta, kuigi pudru tähendus on ikkagi nagu sama. Kui me vaatame selliseid igapäevaseid sõnu, mis on ühised, ütleme, saksa keelest võetud või vene keelest, läti ja eesti keeles, et need sõnad aitavad õppida läti keelt või vastupidi eesti keelt, siis kas need sõnu on ka võetud nii, et ütleme, see ajalooline põhjus, sest sakslastega oli kokkupuude selle mõisnikega või siis kogu selle piirkond, ehk siis mingid tööriistad ja köök ja ainult teatud alal on näiteks ühiseid sõnu. Kas see on täpselt see sama põhjus, et me oleme lätlased, eestlased elanud selle saksa mõju all ja siis samamoodi lihtsalt neid samu sõnu võtnud üle, kuigi samas me ei ole kokku puutunud omavahel, lätlased, eestlased? Jaa, mõnevõrra on omavahel ka kokku puudutud, aga jah, rohkem nagu mina arvan, et suur osa nendest sõnadest on saadud ikkagi linnades, et linnas käies nagu kaubanduse kaudu sakslasega, mõnevõrra muidugi mõisnikelt ka mõisas teenides ja nii. Aga jaa, et see ajalugu on sarnane, see näitab seda, et mõlemas keeles on hästi palju neid saksalaine ja varasemast ajast alamsaksalaine, aga siis näitab ka see, et nad on eraldi kontaktid, just see, et nad ei ole nagu täiesti samad sõnad, kõik ei ole nii samad ja läti keeles on neid rohkem kui eesti keeles. Et see on läti keeles üks huvitav asi, et läti keeles on nii palju mõjutusi erinevalt poolt, et on palju seda Läänemere-Soome mõjutust ja palju seda saksa mõjutust, et just see teeb nagu läti keelest erilise. Läti keel ei ole ju väga vana nähtus. Et selle
poolest ta nagu ta ei peagi olema, et see just teeb huvitavaks läti keele, et ta on nagu niisugune erandlik Indo-Euroopa keelte hulgas. Ja siis, kui me vaatame eesti ja läti keelt kõrvuti, siis tundub, et näiteks eestlane, kes ei ole läti keelt õppinud, järsku kuulab läti keelt ja ütleb, ma ei saa mitte millest kõrvu. Või siis vastupidi. Et kuidas saab kaks keelt kõrvuti elada ja olla niivõrd erinevad? Kood on teine, nad on täiesti erinev kood. Nad on kuna nad on erinevatest keelkondadest, siis lähebki niimoodi. Keeled niimoodi omavahel ei segune, et nagu kahest erinevat päritolu keelest nagu tekiks mingisugune ühine. Aga nad võivad lihtsustuda ja mõlemad nagu nii eesti kui ka läti keel on nagu grammatiliselt lihtsustunud. No läti keelel on see tulnud paremini välja. Et ta on nagu ka päriselt nagu lihtsustunud, aga eesti keeles on jälle see, et need fonoloogilised protsessid on nagu viinud jällegi nii keeruliste nagu käänamis- ja pööramismustriteni, et see ei ole toodanud lihtsustumist, aga need keele nagu sarnasused on teisel tasandil, need on niimoodi, et kui hakkab seda läti keelt õppima, et siis kui juba sõnadest hakkab aru saama, siis on see nagu õppimine ikkagi eesti keele kõnelejale suhteliselt lihtne, sellepärast et need struktuurid on sarnased, kuna mõlemas keeles on need samad mõjud ja siis veel need omavahelised mõjud, et seal on paljud sellised nagu nähtused, mida nagu teistes keeltes ei ole, mis on lätile ja eestile ühised. Nagu lause tasandil on ju ka tegelikult läti eesti keel ja nii sarnased, et näiteks ma panin praegu oma veel putru Instagrami kontol selliseid näiteid sellest, et kuidas ma kõrvutan läti lause ja siis all on eesti lause ja siis ma värvidega märkisin, et mis sõna vastab mis sõnale. Ja tegelikult on võimalik täiesti seda teha, et üks ühele sõnale vastab teine sõna. Välja arvatud, kui on mingisugused prefiksid läti keeles, siis selgelt see eesti keeles ei kajastu, kui just mingisuguse adverbi kujul. Et siis tegelikult see, mis me keeleõppes peame tegema, me lihtsalt peame õppima mingisuguse nagu lihtsalt teise sõnu, sest tegelikult lause võib olla täpselt samasugune. Ja lausestruktuurid on väga sarnased. Kui me mõtleme nendest grammatilistest nähtustest, mis ühendavad eesti ja läti keelt, et on nagu näiteks superlatiiv tehakse nagu komparatiivi põhjal ja pannakse ette see kõige, nagu kõige suurem vislielakais. Ja et nagu päris sellist nagu omaette superlatiivi läti keeles ei ole ja eesti keeles ka seda väga ei kasutata. Siis on näiteks see, et relatiivpronomenit eraldi ei ole, et Eestis on ju kes ja mis, neid nad on küsipronomenid, aga kasutatakse ka nagu selle kõrvallause algul, et ei ole nii nagu soome keeles on joka. Ja siis on nagu see, et substantiividest nagu naljalt ei tehta adjektiivi, vaid nagu kasutatakse selle omastavat vormi, et see, et kuidas nagu et näiteks läti kunst on Latvias maaksla. Et kui mõtleme teistes keeltes, siis on seal alati mingisugune adjektiiv, et on nagu letische kunst, letis konst, štuka kuidas see poola keeles on? Štuka otiska või vene keeles on latisko ja hudošestva ja nii edasi. Soome keeles on ka tegelikult latvialainen taide, aga võib ka latvian taide öelda. Aga just see, et ei ole seda adjektiivi tuletamise võimalust nagu eesti ja läti keeles ja siis tihti need ongi need ühtsused läti ja eesti keele vahel sellised just, et mingisugune asi, mis nagu muudes keeltes on, et siis on puudu. Et selle asemel kasutatakse mingisugusest lihtsamat lahendust.
Et nad ongi sellised lihtsad asjad. Siis on muidugi mõned asjad, mis ei käi nii selle mustri alla, nagu näiteks see kaudne kõneviis, et mõlemas on see ja see jälle nagu on puudu nagu paljudest teistest keeltest. Aga üldiselt jah, mulle tundub, et mõlemad keeled on nagu lihtsustunud samas suunas. No samas Läti debitiiv, ehk siis vajaduse kõneviis on midagi täiesti arusaamatu eestlaste jaoks. See jaa tuleb ette panna. Jaa. Ja se on pigem nagu soome keeles on see, et minun pitää tehdä se. Mä tasir jaadara. Et siis see, mis tuleb, et subjekt on see, nagu mis tuleb teha. Et mitte see, kes peab tegema. Eesti keeles öeldakse, mina pean tegema. Seal on nagu läti ja soome keeles nagu sama kuidagi, et see pöörab ümber selle. Aga see, mul on vaja teha. Jaa. On see sama mul ja man. Aga siis on läti keeles hoopis see jaa, aga kui ma ütlen man vajag, siis on samamoodi, et mul seal on vaja. Seal on küll jaa. Ja seal on see vajag, mis on nüüd ilmselt ikkagi Läänemere soomelaine. Ja see on huvitav, et sellist 2 vormi on paralleelselt kasutatakse, et ei ütleks, et üks on võib-olla, no ei tea statistikat, et kumba rohkem kasutatakse, aga selles mõttes, et nad on. Ja soome keeles on need modaalverbid, mida on palju, et minun pitää tehdä, minun täytyy tehdä. Ja siis on ka selline struktuur, et minun on tehtävä. Eesti keeles ma pean tegema. No ja mul on vaja teha, aga see on juba natuke teine asi. Ja neil läti keeles on mingisugust, aga läti keeles neil on ikka veidi vahet ka, et manir jaadara, man vajag. No manir jaadara võib-olla on rohkem kohustuslik. Mul on suurem kohustus seda teha. Man vajag tarit on lihtsalt selline, ma võin teha, aga see võib-olla ei ole nii kohustuslik. Et kas see on sama vaja, kui ma pean tegema ja mul on vaja teha. Jaa, et võib-olla see, et see on nagu laenatud, siis sellepärast see ei ole nii kohustuslik, kui see, et see, mis on oma enda oma, see jaa, siis kindlasti peab seda tegema. Jaa. Võib-olla. Ma selle kohta ei oska öelda midagi, just ütleksin, et see sõna on ka neid, mis on nii ammu laenatud, et ta teatud mõttes on nagu vanem kui läti keel. Kas oled käinud Lätis ka mingisugustel uurimisretkedel? Ei, ega ma seal uurimust ei ole ei ole käinud nagu. Ei, mis ma ütlen, tegelikult olen küll ühe korra olen käinud, kui oli selline nagu kuigi siis see oli just Latgallimaal, aga seal me ei teinud ikkagi väliuuringuid, tegime Eesti pool väliuuringuid ja seal käisime ikkagi nagu seda latgalli keele olukorda kaardistamas. Millest sa kirjutasid oma doktori väitekirja? Väitekirja ma kirjutasin Balti laenude uuringuloost, et mida nende kohta nagu on arvatud ja mis sa siis avastasid? Ja ma avastasin erinevaid trende selles uurimises ja üks asi, mida avastada oli see, et need on praktiliselt nagu fenougristide uuritud alati, et baltoloogid ei ole sellele eriti osalenud. Välja arvatud mõned Soome baltoloogid, aga just seda, et Lätis ja Leedus ei ole keegi nii Läti ja Leedu teadlased ei ole tahtnud nagu neid Läänemere soome keeli uurida. Vastupidi on küll olnud. Et need laensõnad on huvitanud eelkõige ikkagi Soome ja Eesti teadlasi ja siis teisi fenougriste ja teiste maade fenougriste. Aga on niimoodi, see tuleneb kindlasti sellest, et meil on nagu meil Läänemere soome keeltes on kirjalikud allikad nii hilised ja keeled suhteliselt aeglaselt muutunud, nii et naaberkeelte mõju põhjal saab öelda palju rohkem nagu meie keelte ajaloost, kui nende hiliste kirjalike allikate põhjal saaks kunagi teha. Et sellepärast on see just laensõnade uurimine olnud fenogristikas nii tähtis. See võiks olla läti keele uurimisel ka suhteliselt tähtis.
mitte nagu kõige vanemate perioodide kohta, aga just selle läti keele kujunemise nagu uurimisel, sest see on üks selline väga huvitav nähtus või huvitav nagu kompleks see, et kuidas see läti keel nagu on tekkinud, et kuidas need murded on nagu arenenud ja mis keeli on varem räägitud ja kui kaua, millistel aegadel ja kuidas see keel nagu on seal on hargnenud ja tekkinud ja see on selline, millele mina tahaksin vastust saada. Nüüd läks natukene küsimusest mööda, aga mind huvitaks see, et kuidas need murded on tekkinud ja kuidas need varasemad keeled on, millal nad on hääbunud ja vaatasin just seda Marta Rutsit kirjutatud teost Läti murretest, mis on ilmunud üle 50 aasta tagasi ja mina teada ei ole, oleks väga huvitatud, kui on keegi nagu kirjutanud teemal pärast ka, aga minu teada ei ole ja see on nii kummaline, kui mõtelda, kuidas eesti keele murdeid uuritakse ja lõuna-eesti keeli uuritakse ja kõike seda, et miks läti keelt, miks see nagu läti keele uurimine on nagu peatunud pool sajandit tagasi. Ei tea. Et seal oleks nii palju nagu, nii palju oleks avastada. Aga et keele ajaloolasi on Lätis väga vähe ja Leedus ka ei ole palju. No Leedus on rohkem, aga et miks see keele ajalugu lätlasi ei huvita, miks ei teki keele ajaloolasi, see on selline ka huvitav küsimus. Lätis on see etümoloogia sõnaraamat, mille andis välja Karulis. Jaa, Konstantinis Karulis, aga too ei ole kriitiline sõnaraamat. Karulis seal nagu praktiliselt kirjeldab kõiki etümoloogiaid, mida on sõnade kohta antud, aga siis kui ta teeb mingisuguse valiku mõne etümoloogia kasuks, siis ta kipub tegema valiku alati sellise vana Indo-Euroopa etümoloogia suhtes, mis nagu näitaks, et sõna on otseselt päritud Indo-Euroopa algkeelest, mis aga on selgesti näha, et nii nagu enamikel juhtumitel ei ole, aga Karulisele ilmselt endale meeldisid sellised etümoloogiad või ilmselt tema hindas kuidagi niimoodi, et kui nagu sõna on keeles nii-öelda oma ja vana, et siis see on kuidagi nagu väärtuslikum või ilmselt tema tahtis näha läti keelt kuidagi nagu arhailisena. Ja siis on selline nagu, see on niisugune kõverpeegel nagu, et ta ei anna nagu sellist, seal ei ole seda nagu ikkagi teadvustöö tulemust, et mis siis nagu mõne sõna päritolu on. Et selles mõttes see ei ole kriitiline ja oleks väga hea, kui keegi teeks läti keele etümoloogia sõnaraamatu. Aga mina pean eesti oma tegema, minul on ainult üks elu, mina ei saa hakata läti oma tegema. Aga kuidas need, mis siiamaani tehtud on Eestis, millisel tasandil need on? Eestis ongi ilmunud nagu praktiliselt ainult üks, kui me nüüd mõtleme sellele Mägiste eestlises etümoloogises Wörterbuchile, siis töö jäi pooleli ja tollest ajast on etümoloogia, Mägiste ajast on ikka meetod kõvasti arenenud, et selles mõttes ta oli vananenud ja siis oli hea, et tehti uus ilmus 2012 ja on siuke hästi pisikene ja puudulik ja see oli kõigi teada ja siis sellepärast kohe pärast tolle ilmumist hakatigi nagu uut tegema ja mina nüüd olen seda paar aastat toimetanud, seda uut, et see ilmub siis veebis ja loodame, et järgmine aasta saaks nagu osa sellest raamatust välja ilmuda. Aga siin mitte mingisuguseid piiranguid ei pande ette, et sa oled soomlane ja sa teed eesti etümoloogia sõnaraamatu? Ei, no need vanad sõnad, mida ma uurin, nad on ju samad. See nagu valdosa nendest on ju täiesti samad sõnad. Et mina kõrvuti teen seda nagu ka Soome sellise etümoloogia wikiprojektiga, et panen need samad sõnad sinna ka. Samad nagu, seal uurin seda uuringulugu
vaatan, et mida on öeldud mõne sõna kohta ja siis selle senise uurimuse põhjal nagu püüan siis nagu vaadata, et mis see võiks olla nagu see kõige tõenäosem ja siis paneme selle sinna sõnaraamatutesse. Keeleõpetaja peab olema ka tegelikult etümoloog, sest tudengid väga tihti küsivad, et miks see sõna on selline ja miks see sõna on selline. Et justkui keele teadja, või ma olen, ütleme, et emakeele kõneleja, nüüd ma olen peaaegu 20 aastat õpetan läti keelt, nüüd ma tean juba nendele standardküsimustele vastused, et miks turvis näiteks, miks uks on mitmuses ja miks lagi on mitmuses. Aga ikkagi aeg-ajalt tulevad need küsimused, miks see on niimoodi läti keeles ja siis nüüd juba tuleb lihtsalt öelda, et lihtsalt nii on kõik. Et kui alguses tõesti endal on ka indu uurida, et miks see nii on, siis mingil hetkel tundub, et ei olegi võimalik vastata. Nii jaa, kui Karulis ei anna õiget vastust, Karulis annab mitu vastust ja siis peaksid ise valima nendest nagu õige, siis on raske küll ja ei, see on ja need mitmuselised sõnad ja need on küll niisugune arhaism läti keeles, just see, et uks on mitmus, nii olid ju enamikes nagu kõigis vanus Indo-Euroopa keeltes oli ju uks mitmus, aga aga enam ei ole. Ja ta on arenenud niimoodi, et on tekkinud nagu, sest Indo-Euroopa keeltes on ju selline grammatika, et see nagu neid noomeneid saab mõista kollektiivselt, et siis mitmuse põhjal mitmust hakata kasutama nagu ainsust. Aga prillid ja püksid, see on ju seal on arusaadav. See on arusaadav. Arusaadav. Aga ukse kohta küll ei ole arusaadav. Jaa, et vanasti siis on olnud nagu paaris uksed ja selle kohta on olnud, et see on mingisugune vana värava tüüp või midagi. See peaks nagu mõne ehitusloolise käest seda küsima, et kuidas see siis on välja näinud, aga see on tõesti väga vana fenomen, et miks tihti see ukse sõna on feminiin Indo-Euroopa keeltes, nagu näiteks saksa keeles on ditüür, on ju sellepärast, et feminiin on vana neutri mitmus. Mitte alati, tähendab, et neutri mitmus ja feminiini ainsus on olnud sarnased ja siis on nagu need mitmuslikud neutrid nagu tihti muutunud, kas nüüd nii tihti, aga just sellistel puhkudel, kui see nagu semantiline nagu külg on hägustunud, siis on võinud muutuda nagu feminiini ainsuseks. Ja läti keelest neuter on muidugi on kadunud, et balti keeltest üldse või nendest ida-balti keeltest on kadunud. Aga seal on ka huvitav see, kuidas see on toimunud just, et neutrit on nagu maskuliinidega kokku langenud, saanud selle S-i sinna lõppu, aga samas ja siis ongi nagu see maskuliin niisuguseks üldgeenuseks muutunud leedu keeles, et kui võetakse lainsõnu keelde, siis nad on tavalised maskuliinid. Aga läti keeles on vastupidi, et seal on nii kummaline, et miks on feminiin läti keeles nii üldine ja miks nagu tihti lähevad sellised sõnad, mida lähevad nagu A-lõpulisteks, mis nagu mujal on ikkagi pigem maskuliinsed või neutrilised sõnad. Kui mingi film on ju filma, jah. Aga miks? Üheski teises keeles ma ei tea, et ta oleks feminiin. Just tudengid mängivad ka seda aliasi mängu niimoodi, et nad selgitavad sõnu ja siis rääkisid puust, ehk siis palmist. Ja siis keegi ütles palms ja siis mõtlesin, ei, palma. Ja siis oligi täpselt, miks palma? Ma ei tea. Ja see on nii aga see on läti keeles nii tavaline, et nad lähevad feminiinideks, need võrsõnad. Aga samas mitte kõik. Kontserts ja... Jaa, seda küll. Ja siis on üks kummaline sõna, on see pasts. Pasts. Sest kõigist teistest keeltest ta on feminiin. Nii, aga miks nii on? Aga miks läti keelest on see läinud siis nagu eestlõpuliseks? Siis on kummaline.
kuidas on nende mulkidega, et siis et tahaks küll öelda, et see on sama sõna multis, loll, aga eestlased ei taha seda aktsepteerida, et see on Lätist tulnud. Sellest on vaidlusi olnud. Mina ei teagi seda täpselt. Nagu ma ei ole nimeuurija, ma alati ütlen seda, ma ei ole nimeuurija. Nimeuurimine on nagu nii, ta on üsna populaarne, nimeuurijaid on palju, siis ma olen jätnud selle nimeuurimise. Aga see ei lähe ikkagi ka laenu all, läheb teatud mõttes küll jah, aga seal on nii palju nagu see semantiline külgi on nimedel täiesti teistmoodi ja siis see, et nimedest aru saab siis või nende etümoloogiast aru saab, siis nagu peaks uurima, mis need nimekasutusmudelid on erinev, igas keeles, et milliseid mudeleid on ja siis, et kas on sealt võetud, et kas see sobib sinna mudelisse ja niimoodi. Et siis selles mõttes nad on nagu eraldi küsimus, et ja siis nagu lihtsalt, et oma nagu oma aega kokku hoida ja nagu suunata, siis ma nagu olen teatud mõttes loobunud nimede uurimisest. Ja üks asi on ka muidugi see, et kui ma tegin seda väitekirja ja nagu uurisin just seda just, et mida on kirjutatud erinevatest etümoloogiatest, siis olid just seal sellised sõnad nagu näiteks soome või siis häme või siis saami, need sellised nagu nimed, need rahvaste nimed ja nendest on kirjutatud nii palju, et ei jõuaks lugedagi. Ja siis kõik ikkagi nagu läheb nende ümber, nagu keerutab ühe asja ümber ja siis kummutatakse nagu üks teooria, siis tuleb teine teooria ja siis jälle kummutatakse ja hirmus palju nendest, nad on hirmus populaarsed. Et siis nagu võrreldes sõnadega, mille etümoloogia on võib-olla sama põnev, neile on leitud leitud algupära ja leitud ajalugu ja niimoodi, et ikkagi nagu etümoloogias on näha, et see nagu teadlaste tähelepanu ei jagune tasaselt nagu huvitavate sõnade vahel, vaid on sellised teatud sõnad, millede üle nagu jakstakse kogu aeg nagu vaielda ja tüüpiliselt on just sellised, rahvuste nimed on sellised, kuigi rahvuste nimed on just sellised, mille kohta on pea võimatu öelda midagi lõplikku. Et siis ma ei taha nagu sellistele küsimustele anduda, millele ei ole võimalik vastust leida. Nii, aga võib-olla viimane küsimus võiks olla selline tüüpiline, et kas keeled on rasked, kas keele saab jaotada niimoodi lihtsateks ja rasketeks keelteks? Subjektiivselt saab küll. Et kui on nagu, see sõltub nagu õppija enda taustast. Et minul on see taust nagu, mis mul on, et soome on emakeel ja siis ma oskan näiteks rootsi, saksa ja siis keeli ja olen õppinud vene keelt ja leedu keelt, selles mõttes sellisel taustal on läti keel lihtne õppida. Ja eestlasele ka, et kui mõtelda, et on selline, kui mõtelda eestlasele, kellel on see niisugune klassikalise eestlase haridus, et on need 3 kohalikku keelt, eesti, saksa ja vene, et siis sinna tuleb läti keel kergesti juurde, et seda ei ole raske omandada, kui on need just, et saksa keelest paljud sõnad ja struktuurid ja vene keelest nagu hästi palju sõnu ja lisaks see veel ühine grammatika, mis on baltoslaavi keeltele. Balti ja slaavi keeled on ju omavahel suht lähedased sugulased. Et siis, et see ei ole nagu raske ja siis aga kui tuleb mingisugusest täiesti teistsugusest keelelisest taustast, siis on nagu hoopis teistmoodi, siis on hoopis teised keeled nagu kerged või rasked. No sa küll nimetasid saksa ja vene keelt, mida peab või võib koolis õppida, aga küsimus on ju selles, et kas need keel ka õpitakse selgeks. Muidugi on küsimus, jaa. Neid võib ju õppida. Aga... See oli natukene provokatiivne jutt, et natuke siukene, kuidas öelda just, et nii nagu siin on nagu
traditsiooniliselt osatud ja mis minu meelest oleks hea traditsioon, et iga eestlane veidikene nagu neid kahte keelt oskaks ja miks mitte ka soome keelt ja läti keelt, et kes on meie naaberkeeled, või et vähemalt oleks nagu rohkem neid läti keele oskajaid siin Eestis. Aga see on jälle praktiline vajadus, on või ei ole, see on see põhiküsimus. Nii, aga samas on nii, et iga keel, mida oled õppinud, et sellest on, ta leiab endale mingisuguse kasutuse. Või nii, nagu sa alguses ütlesid, see sõltub sellest, et kui palju sa seda kasutad, mis tasandil ja mis tasandil sa, või tasemel sa seda oskad. Nii, ja kui mõnda keelt juba oskad, siis leiad sellele kasutust. Ja, just. Ja tuleb harjutada. Ja, selge. Aga edu sulle etümoloogia sõnaraamatuga. Aitäh! Ootame siis põnevusega. Aitäh! Aitäh tulemast!